Läbi e-kooli broneerimismooduli saate korraldada erinevate kooli ressursside kasutamist. Näiteks saavad kooli töötajad broneerida ruume, õppematerjale või mida iganes kool soovib ressursina hallata. Kui avate kooli varad, siis näete vasakul nimekirja kõikidest märksõnadest ehk kategooriatest, mis on ressursside haldamiseks loodud. Kui teie koolil oli varem nimekirjade all sisestatud ruume, siis näete vasakul märksõna ruumid ja sinna peale vajutades nimekirja kõikidest ruumidest. Kui teil ei ole varem sisestatud ressursse, siis on see nimekiri esialgu tühi. Märksõnadena saate sisestada just sellised kategooriad, mis on teie koolile vajalikud. Uue märksõna lisamiseks vajutage üleval paremal nupule. Sisestage märksõna nimetus. See kuvatakse edaspidi nii märksõnade loetelus kui ka broneerijatele broneerimismoodulis. Kui teete lahtrisse linnukese, siis on kõik selle märksõnaga seotud ressursid tunniplaanis ruumidena kasutatavad. Uus märksõna ilmub vasakule nimekirja. Ükski ressurss sellega veel seotud ei ole. Automaatselt loodud märksõna ruumid võite soovi korral samuti ümber nimetada. Selleks vajutage märksõna nime järel nupule muuda. Uue ressursi lisamiseks vajutage üleval paremal nupule lisaressurss. Või kui olete märksõna valinud, siis saate ressursi lisada ka nimekirja kohal olevast nupust. Sisestatud ressursi nimetust kuvatakse broneerijatele. Üks ressurss võib olla seotud mitme erineva märksõnaga. Oletame, et soovime kuvada arvutiklassi nii ruumide kui ka arvutite nimekirjas. Lisavälja tuntise lühinime ja mahu kohta on vajaliku tuntise tunniplaani mooduli jaoks. Kui teie kool seda ei kasuta, võite need tühjaks jätta. Broneerimise võimaluse leiate tunniplaanidelt, valides üleval Minu broneeringud. Siin näete nimekirja kõikidest enda broneeringutest. Või kui olete kooli administraator, siis kogu kooli personali broneeringutest. Vajutage nupule broneeri ja otsige üles ressurss, mida soovite broneerida. Valige märksõna ja selle alt teid huvitav ressurss. Oletame, et soovite broneerida arvutiklassi 29. märtsiks. Võite sisestada lihtsalt alguse ja lõpu kellaaja. Kuid kui teie koolis on määratud tundide ajad, siis saate soovi korral kasutada ka tundide aegu. Oletame, et soovite broneerida teise tunni aja. Vajutame salvesta, kuid selgus, et valitud ressurss on sellel ajal juba kasutusel. Kuna algselt soovitud aeg ei olnud kättesaadav, siis muudame broneeringu kellaaega. Seekord ei tekkinud ühtegi kattuvust. Broneering on teie nimele tehtud ja ilmub broneeringute nimekirja. Vajadusel saate seda muuta või kustutada.